Meil on selline pealkiri, et kas ja kus nad veel kohtuvad. See on siis generatsioonide muutumine mõjusuhetest. Ja Tiiu Kurme Tallinna Ülikoolist, palun. Võime taas natuke plaksutada, see virgutab meid, lööb energiat ülesse ja seab valmis kuulamiseks. Siin pidi pult olema, kus saab vahetada. Me vaatame, kas meil tuleb pult kohe. Pilti vahetada. Ja. Siin ei ole pulti. Vahetan ise. Sõnade peal. Ilma puldita on see. Tere, ma püüan oma ettekandes natukene vastata neile küsimustele, mis olid pealkirjas. Ja kõigepealt, kui tahta kirjeldada inimest, ka eakat inimest, siis kirjeldame ühtaegu ka oma aja vaimu. Ja niimoodi on ka põlvkondade ja nende suhetega. Praegune ajajärk oma keerukuses on pälvinud igasuguseid huvitavaid nimesid nagu postmodernistlik, postmodernistlik, posthumanistlik, neoliberalistlik ja nii edasi. Ja seda ajastu vaimu saatvad märksõnad on siis järgnevad. Mitte kõige meeldivamad, aga need asetavad meid uude olukorda. Individualism, piiride hajumine, suurte narratiivide kadumine, väärtuste erosioon, pinnalisus, üksildus, naudingu orientatsioon, kõige kaubastumine ja nii edasi. Ning mis siit järeldub? Meie praegused eakate generatsioonid on ehk oma elukaare jooksul rohkem muutusi läbi elanud kui varasemad sugupõlved aastasadade jooksul. Nii et kunagi aeg voolas aeglaselt, praegu voolab aeg suures kiirenduses. Ja kõik põlvkonnad on väljakutse ees, kas loksuda sellega kaasa või haarata või juhtida oma aega või kuidas. Kui tänased põlvkonnad, kes on 50+ ja 60+, elasid läbi noorepere staatust, siis poolmärkamatult algaski seesama uus ajastu. Minu sugupõlv kohtus näiteks arvutitega, kui me olime juba üle 40 vanad ja me kartsime ja kõndisime, tegime mitu tiiru ümber arvuti enne, kui julgesime midagi seal puudutada. Ida-eurooplastena olime me kahe ülisuure muutuse keerises. Kõigepealt muutus kogu ühiskondlik kord ja seda kogu eelnenud elukorralduse eitamise kaudu, nii et üleöö ärkasid justkui teises ajastus. Ja samaaegselt toimus kogu lääneliku elukorralduse muutumine. See oli siis mentaalne üleminek postmodernistlikuks ja postmodernism, selle kohta on öeldud, et see ei ehita ega ei loo midagi, vaid ta pigem lammutab ja selle tunnusjooneks oli pettumine modernismi ideaalides. Nii et alles otsiti neid tunnusjooni, mis seda uut ajajärku kirjeldavad. Modernismist pärines siis selline usk, et me liigume kindlal kursil ja meil on oma seatud eesmärgid ja nüüd tuli hakata elama üks päev korraga. Peamiseks eesmärgiks kujuneski jääda ellu, olla muutustega toimetulekul niivõrd paindlik, et ka homne päev on siiski võimalik. Me lootsime sattuda heaoluühiskondade sekka, aga heaoluühiskonnad ise juba nendes see heaolu ise murenes ja vaikselt ka purunes. Eelnevad põlved olid harjunud aeglusega, võimalusega järele mõelda. See luksus sai nüüd läbi. Ma oma peaga nimetaksin uut kujunevat reaalsust võbelevaks ja selle metafoori ma sain nutitelefoni ekraanilt. Ja ekraanidega toimetamine tähendab hoopis teistmoodi tegelikkuses osalemist. Ekraanile ilmub soovitud kujutise informatsioon ja juba ta läinud ongi. Ja selle tagaajamistki nimetatakse surfamiseks. Surfamise tähendab, sa ei tea, mida sa kätte saad, tihti ei tea sa ka seda, mida sa otsid. Tegelikkusest sai üksteisega seondumatud lühiajalised klipid ja teemad,
mis ilmuvad, kes teab kust ja kaovad sinna tagasi, kust tulnud. Nagu eelkõneleja ütles, et me elame ajalootut aega. Mida teeb see võbelev tegelikkus inimesega? Ta teeb ta ebakindlaks, rahutuks, sõltuvaks, kärsituks, aga ka aplaks, keskendumisvõimetuks. Ja nende sõnadega me iseloomustame täna noori inimesi ja räägime vaimse tervise probleemidest. Tänastel eakatel ja selle künnisel olijail tuli astuda korraga üle mitme läve. Astuda ühest lõplikuks ja täiuslikuks kuulutatud elukorraldusest. Me mäletame ju, et kommunism oli ühiskonna arengu lõplik ja viimane staadium. Me vastasime seda teadusliku kommunismi riigi eksami lõppejõule ja nüüd tuli astuda uude tegelikkusse, kus senine hariduskäik ja ideoloogia sisaldas ära hirmutamist just selle sama ühiskonna ees, millesse me sisenesime. Eesmärkide seadmise asemel tuli võtta teadmatus homsest endale teadmiseks. Tuli teadvustada, et ainus, milles saab kindel olla, on see, et miski pole kindel. Ja kuulata iga päev, et sinu olnud vana harjumuspärane eluviis, su minevik, see oli vale. Tuli tunnistada oma ebaküpsust ja ebapiisavust ja leppida sellega, et sa ei saagi kunagi valmis. Ehk postmodernistlik inimene, ta õpib ja ta ei saagi kunagi valmis. Tuli harjuda, et kindlate kuskilt kõrgelt paika pandud ajatutena tundunud väärtuste asemel asuvad ebakindlad, muutlikud ja suhtelised. Pinnase alge all hakkas kõikuma. Peamiseks väärtuseks kujunes aastakümneks ehk ellujäämisväärtus. Ja tuli ka tunnistada tõsiasjaks, et sinu käekäik on nüüdsest alates vaid sinu isiklik asi. Ja edasi, ridade vahelt sattusid sa infootsijast, püüdlikust, visast, aeglasest lugejast, vastandlike suurte infovoogude mõjuvälja. Ja sattusime ka sellisesse tegelikkusse, kui ei tea kust tekkisid uued elukutsed ja uued väljakutsed. Tuli üleöö olla valmis vahetama elu, töö ja seisukohti või siis jääma kõigest ilma ja paljud jäidki kõigest ilma. Ja muidugi meie kogemuspilti kuulub, et üle 40-aastane on tööle võtmiseks täiesti lootusetult vana. Tema ju ei ole enam õppija muutumisvõimeline. Ja niimoodi võib öelda kokku võttes, et need varasemad põlvkonnad sattusid suure eksperimendi sisse. Millisteks me muutusime? Vaat see on küsimus. Ja vastaks, et ei tea päriselt. Me veel elame, aeg annab arutust. Mõned märgid siiski on juba olemas ja need märgid väidavad, et me võiksime iseendast pigem lugu pidada, kui iseennast hukka mõista. Kuivõrd vastuvõetavad me oleme noorematele generatsioonidele, praegu tundub, et me muutume järjest enam vastuvõetavaks, kuivõrd usutavad me neile oleme. Jään vastuse võlgu. Generatsioonide kindlustunde andjaks kujunes see tõsiasi, et praktiline elu pidi ju kulgema edasi, sest põld tahtis harimist, lehm tuli viia karjamaale ja lüpsta, lapsed tahtsid toitmist, elamud tahtsid kütmist. See praktiline elu siis hoidis toonaseid generatsioone vormis ja erksana. Lihtsalt sa olid aktiivne, sa muidu jäänud ellu. Ja tahaksin väita, et eksperiment kujunes suhteliselt edukaks. See oli isegi edulugu mingil moel. Suur osa nende põlvkondade liikmeid elab toimekat elu kuni tänaseni. Avastati eneses ettevõtja võimeid, rajati talusid, rajati ärisid, puhastati Eestimaa nii kauniks, nagu ta täna on. Ja on niigi need arengud kulgenud, et heakate eluolu on ühiskonnas kõneaineks. Ja kui vanemaealine hiljaaegu veel oli kui kulunud riideese, mille aeg on ümber, ja 40-aastane oli täiesti lootusetu, siis tasapisi midagi siin muutub. Eakaid on lihtsalt liiga palju selleks, et neid ignoreerida.
on ilmunud arusaam, et ka 60+ inimene areneb ja õpib. Ja nüüd siit generatsioonide vahelisse suhtlemisse ja vastastikusesse suhtumisse. Vananemine traditsioonidest, see senisest moraalist, see oli ühtaegu ka vabanemine kõige selle kaitse alt. Ja see vabadus, tõotatud vabadus, mis meile saabus, meenutas mõnetigi sellist vabadust, mida me õppisime ajalooõpikutest pärisorjuse kohta, ehk talupojad vabastati ilma maata ja mine kuhu tahad, tee mida tahad. Generatsioonide vahelise suhtluse paradoksiks kujunes, et ühtpidi tajutakse endiselt põlvkondade vahelist teravat piiri ja nooremate põlvkondade soovi hoida neist vanadest eemal, mine sa tea, mis nad endas kannavad. Aga teistpidi ajastule omaselt toimub piiride hajumine. Ühed ja samad hädad ja võimalused võivad puudutada kõiki samaväärselt. Nii nagu praegune looduse ja kliimaga toimuv, me oleme kõik ühes paadis. Tasub peatuda pisut põlvkondade staatusel, sest võib öelda, et laste ja eakate põlvkonnal on omamoodi ühised jooned. Ühed neist on ei veel staatuses, lapsed ja noored, teised mitte enam staatuses. Ja ühendab see, et nad mõlemad on pisut ühiskonnast eemal, nad on nagu ühiskondlik ooteruum või ärasaatmisruum. Ja täisväärtuslikuks modernismi ajal oli elujõuline tööd tegevate täiskasvanute põlvkond. Ja nii ongi, noortel oli tulevik, vanadel minevik, aga progressi ajastu vaimus me läksime ju uljalt tulevikku. Mida on kaasa toonud enesega piiride hajumine, täiskasvanulikkuse tuhmumine? Ähmastunud on generatsioonide piirid, kus juures noorus venib ja laieneb, noorus on sinu kõlblikkuse norm. Nii et vanad inimesed püüavad kõigiti jätta endast muljet, et nad on noored ja isegi ametlik nooruse piir, mida mäletan, mis oli kunagi 26. eluaasta, see on nihkunud jumal teab kuhu juba praegu. See nihkub koos minu vananemisega, tundub niimoodi. Kaovad erinevused täiskasvanute ja laste riietuses, keelepruugis, käitumises. Eakated käivad nooruslikus riietuses. Aga vaimses plaanis kohtab lapsikust ka täiskasvanute poolelt. Seda lapsikust toodab see meediaruum, milles me paraku elame. Nii et täiskasvanu tohib olla lapsik, aga lastelt eeldame juba varaküpsust. Kaotusi kannavad mõlemad generatsioonid. Kuulumine kuhugi ei ole enam enesest mõistetav, hirm on jääda paigale, sest ühtaegu jääd sa ka kõrvale. Ja väidavad mitmed teoreetikud ja autorid, lähedus on probleem ja seda kõigi sugupõlvede jaoks. Ühiskonnas elatakse läbi suurt üksindust, nii noorte kui vanade seas. Koolilaste suurimaid probleeme pidigi olema kõrvalejäetus ja üksindus. Räägitakse kultuuride infantiliseerumisest. Vananeda sa ju võid, aga täiskasvanuks saada sa ei pruugi. Ja jääbki siis ka osa keskealiste ja vanemaealiste sugupõlvest lapsikuks või kujuneb lapsikuks, sest tänaste väärtuste lipukiri on naudi, tarbi, ole ägedam naabrist kogu elamusi. Noorsouurijad Thomas Ziehe nimetab seda eufooriline positiivsete kogemuste nälg. Ja siin katke ühest Viivi Luige esseest. Igal pool, kus täiskasvanud küpsed inimesed jäävad vähemusse, moodustavad enamuse infantiilsed inimesed, nii-öelda vanad lapsed, ja igal pool, kus jäme ots on laste käes, aga võib oodata sõda. Sõda on ju laste meelelahutus. Praeguses maailmas levinud idee tõdede paljususest räägib risti vastu armastuse ja aukartuse ainukesele tõele ja õigustab lapsikust ning vabadust olla rumal. Ja rumalusest, ta ütleb, see peidab end tihti harituse sildi taha ja kui tänapäevased ideoloogiad ütlevad, et kõik on võimalik, väärtused on suhtelised, kõik on kokkuleppe küsimus, tõde ja inimväärsust enam ei otsita, siis minnakse
vooluga kaasa, et mitte näida vanamoeline ja vana. Eakad peaksid võtma täna omaks. Eneseareng ei ole jõudnud lõpuni, sest aeg toimib kiirenduses. Ja eakad võiksid ka küsida, kuidas leida enesele missioon sellises kummalises ajas, kuidas aidata oma kaasteelisi. Ja õieti on eakate ees üks küsimus, kas olla moodne ja minna ajaga kaasa ja mängida seda noort ja uljast vaimu või hoida alal see, mida oled sisimas tunnetanud tõeks. Sellel peatus eelmine kõneleja. Kust alates võib julgus muutuda naeruväärseks ja kust alates tõe kuulutamine pidurdab arengut. Me peame tundma mõõtu, sest kõigel on oma mõõt. Meie elukogemus peaks andma selle võime, et tunneme seda mõõtu. Uus noorus tõi kaasa teiselaadsed generatsioonide suhted, nii et meiega sünnib sarnaseid asju, nii laste, noorte kui vanadega. Mõlemaid on määratletud selle järele, mille suhtes me oleme defitsiitsed, mille suhtes me kanname puudujääke suhtes täisväärtuslikku inimesse. Meid hoitakse eemal ühiskonna tähtsatest asjadest, aga mitte enam nii, see ei lähe enam neil korda. Lapsi ja eakaid puudutab perekondade erosioon ja see on, Toomas Siie on noorsoo-uurija jälle öelnud, et kõike on vallanud koduigatsus kodu järele, kus nad polegi kunagi viibinud, sest institutsioonide ja töömaailma tekkega lahkus kodudest elu, inimesed hakkasid tööl käima. Turvalist kodusadamat, kuhu tagasi tulla, pole olemas enam õieti kummagi generatsiooni jaoks. Ja selline kurvalaadne tõdemus siis Toomas Siie poolt. Rohkem kui kunagi varem on noorusest saanud erootiline, esteetiline ja kommunikatiivne müüt ja rohkem kui kunagi varem tunneb noorus end tarbetu sugupõlvena. Need võiksime mõelda, kummal on asjad paremini noortel või vanadel. Ja nüüd siis, mis meiega sünnib? Kadunud on erinevused nii noorte kui vanade kogemusmaailmadest. Me mõlemad elame meediaruumis. Erinevas vanuses võidakse teha ühtesid ja samu asju ja samas vanuses erinevaid asju. Me kohtumegi noortega keraamikaringis, laulukooris, auditooriumis, konverentsil, siin saalis. Aga sünnib samas paradoks, et see piiride kadumine välises elus ei ole suurendanud lähedust generatsioonide vahel, vaid pigem tootnud võõrandumist. Võõrandumine meie ajastu märksõna, sest inimene ei kanna enam hoolt selle aia eest, mille ta on nimetanud kultuuris. Aga igas kultuuris on generatsioonide suhtlus lahendatud. Tänast kultuuri on nimetatud katkestuste kultuur ja seesama tore ütlemine, mis on meie aabitsas oli esimeses klassis, hall pead austa, kulu pead kummarda. Katkestuste kultuur on selle tühjaks kuulutanud, mida see tarkus, mida eelnevad põlvkonnad kandsid, sest see ei päde enam tänases reaalsuses. Ja nii on vana inimesesse puutuv ka muu vana, tema teadmised, tema lood, veendumused, nõuanded, ennustused. Ma ise kogen oma lapselastega suheldes, et nad ei taha minu lugusid. Nad tahavad istuda telefonis. Ja paraku jah, see progress on kujunenud eufoorias digimaailma saavutuste ees. Elame aega, kus purunenud on autoriteedistruktuurid. Lapsed ei soovi saada täiskasvanute sarnaseks, sest täiskasvanute meedias paljastatud elu ei ärata lastele lugupidamist ja usaldust. Tänased noored on avastanud eakamate sugupõlvede infantiilsuse ja vanadel ei ole neid pädevusi, mida nõuab ametlik agenda, õppekavad ja kõik räägivad aina pädevustest, keegi ei räägi enam tarkustest. Ent pädevuste sisus ei ole moraali, vastutusvõimet, sotsiaalset tundlikkust, mis on ehk vanade elukogemuses. Nii et siin on niivõrd palju küsitavusi, vastamisi ja me peaksime hakkama tõsiselt küsima, kus on meie kohtumiste aeg, meie paigad, kuidas ehitada sildu generatsioonide vahele. Vahest ongi siis postmodernistlik piiride ajumine pakkumas praegu meile võimalust,
et leiaks üles uued turuplatsid, agora, nagu see antiigimaailmas oli, leiaks uued kokkusaamise ajad. Ja praegu kohtume küll eale vaatamata rohkesti sotsiaalmeedias kui võrdsed ümber ümarlaua, aga tõeline ehe on kohtumine elaval kujul. Muutus on seegi, et töö on hakanud kodudesse tagasi tulema, küsime, kas see seob generatsioone, seob rohkem, tundub, et pigem tekitab probleeme rohkem. On toimunud muutused õpetamises ja kasvatamises, see ei ole enam ülalt alla vanadelt noortele, vaid õppimine on vastastikune. Lapsed õpetavad oma vanemaid ja eriti veel vanavanemaid. Generatsioone ühendab siis psühholoogiline nälg läheduse järele. Ja nüüd viimane slaid. Eestil on tõesti käia pikk tee. Võib-olla rohkem mõelda selle ajastu iseloomule, milles me elame. Ja siin siis võiks võtta ju ühiskonda vastu see tarkus, need oskused, mis eelnevatel sugupõlvedel on, sest meie kullaproov on kõik need erakorralised kogemused, mida me elasime läbi 90-ndatel ja 00-ndatel, kui kõik muutus. Ja need muutused olid nii suured ja sügavad ja me tegime selle läbi. Aga vanadel on edasi käia oma tee, et kannatlikkuses luua usaldus ja panna teisi veenduma oma väärtuses. Siin tsiteeriksin Eesti minu teada ainsat väga märgilist vanemate põlvkonna uurijat Tiina Tambaumi, sest ainus vahend praegu, et me ei segregeeruks eraldi nišidesse, on põlvkondade vaheline koostöö. Ja selleks peab vanemat inimest nägema aktiivses rollis. Ta ei ole üksnes saaja, mitte saaja ja koorem sotsiaalsüsteemile. Ta on elu lõpuni andja, teda ei tohi jätta passiivse kuulaja rolli ja tuleb tema enese arengut taga virgutada. Ja vahest ongi meie vanemaealiste omamoodi oluline haruldane kogemus pagas täna ühiskonna ressurss. Tänu neile suurtele muutustele, mis me oleme läbi teinud. Tänan kuulamast. Aitäh, Tiiu Kuurme. Väga palju põnevaid mõtteid, see oli peaaegu nagu selline see võistlus, ma vaatan, Tiiu vaatas kelle, esines, see on umbes nii, et nagu jõuaks õigel ajal finišisse enne naabrit, et kas sa saad paar minti enne või sinna jõuda, aga igal juhul on meil palju põnevaid mõtteid ja see kohe igat asja tahaks natuke pikemalt seedida. Mul tuli meelde minu äi, kes on 90 kohe varsti, ta aeg-ajalt läheb poodi, ostab endale uue mudeli iPhone'i, teeb pilte, selfie'si, saadab oma lastele, paneb neid emokoone, kuidas me ütleme neid väikseid smiley naeratavaid nägusi ja lillekesi sinna juurde ja me suudame areneda.